Tegelikult ei pea sa isegi teisele planeedile lendama, et näha vaadet, mis tundub ebareaalne. Jah, sest siinsamas maal on kohti, mis on nii erakordsed. Maa- ja veevormid, mis näivad olevat vormitud mõne teise olendi poolt või pärinevad just või teisest dimensioonist. Näiteks valge kõrb, mis näeb välja nagu lumi keset kuuma Aafrikat ja mäed, mis justkui hõljuvad pilvedes. Ja igal neist on oma lugu ja müsteerium, mille ema loodus on ise miljoneid aastaid kujundanud. Selles videos uurime ja vaatame maailma kõige ebatavalisemaid paiku. Maated, mida nähes hakkad tõesti mõtlema, kas see on ikka päris. Aga enne kui alustame, ära unusta meie kanalit laikida ja tellida. See on meile, sisuloojatele, suureks abiks. Suur aitäh ja nüüd alustame. Lençói-Maranhenses rahvuspark, Brasiilia. See on koht, kus esmapilgul võib tunduda, et oled teisel planeedil. See on Lençói-Maranhenses rahvuspark Brasiilias. Esmapilgul tundub, nagu oleksid keset suhklust kõrbe. Näed ainult puhtvalget liiva, aga nende küngaste vahel on tuhandeid selgeid järvi, mis on sinist ja rohelist värvi. See on üsna hämmastav, sest kohas, mis näeb välja nagu kõrb, may tubig na kasing linaw ng... Aga sellel on põhjus. Iga aasta jaanuarist juunini sajab selles piirkonnas tugevat vihma ja kuna liiva all olev põhi on vett mitte läbilaskev, sest see on kivist, mis ei ima vett, koguneb vihmavesi küngaste vahele ja nii tekivadki järved. Vihmaperioodil ulatuvad need laguunid kuni 3 meetri ehk umbes 10 jala sügavuseni ning neist saavad selliste kalade nagu hundkala kodu. Kui kuiv periood saabub, kaob vesi ära, kuid kalad jäävad alles. Nad on endiselt elus, mattunud muda alla, oodates järgmist vihma. Taevast vaadates tundub see nagu looduse meistriteos. Valge liiv, sinine ja roheline vesi ning varjud, mis liiguvad koos päikesega. Värvid muutuvad sõltuvalt kellaajast ja valguse hulgast. Kui saabub õhtu, näivad veepinnad päikese käes sillerdavat nagu peeglid. See on nagu vedel smaragd keset kõrbe. See koht on peaaegu puutumatu kaasaegsest maailmast. Siin pole asfalteeritud teid ja pargis sees on mootoriga sõidukid keelatud, et kaitsta loodust. Ainus viis siia pääseda on kasutada maastikusõidukeid või paate. Siin võib näha ka erinevaid linde, kes igal aastal rändavad. Samuti teisi loomi, kes elavad siin sõltuvalt vihma või kuivast hooajast. Maa- ja veekujud muutuvad igal aastal. Lençói-Maranhensesis koged sa ainulaadset kõrbe ja mere kombinatsiooni. See on maailm, mis tundub võimatu, kuid on tõeline. See on koht maal, mis näib olevat otse ulmefilmist, kus loodus ise on režissöör. Wulingyuani maastikuala, Hiina. Hunani provintsis Hiinas on maastik, mis näib olevat otse ulmefilmist. Wulingyuani maastikuala. Siin näed üle 3000 kõrge kivisamba, mis näivad nagu looduse endi poolt loodud hooned. Iga sammas on tehtud kvartsliivakivist, mis on üks kivimiliik ja on tekkinud 100 miljoneid aastaid tagasi. Pugeva vihma, tuule ja ilmastiku tõttu on need aegamööda orge uuristanud, kuni alles on jäänud vaid kõige kõvemad osad. Nii tekkisidki püstised sambad, mis ulatuvad üle 200 meetri. Ehk peaaegu 660 jala kõrguseks. Altpoolt vaadates tundub, nagu oleksid sind ümbritsemas hõljuvad mäed. Ja kui oled tuttav filmiga Avatar, siis märkad ilmselt, et just siit on pärit Halleluuja mäed. Jah, üks moodustis nimega Lõunataeva sammas oli nende mägede inspiratsiooniks. Sammaste tipud. Seal kasvavad väikesed puud ja taimed. Seetõttu näevad need välja nagu rohelised saared, mis ripuvad õhus. Nende vahel on joad, koopad ja jõed, mis annavad kogu maastikule elu. Tänu selle koha erakordsele ilule kuulutas UNESCO selle maailmapärandi nimistusse. Nüüd on sinna ehitatud klaassillad, köisraudteed ja vaateplatvormid, et turistid saaksid selle ilu kogeda. Sinna hulka kuulub ka populaarne Changchacha klaasisild. See on maailma kõrgeim ja pikim klaassild. Kuid hoolimata sellest, et see on külastajate lemmik sihtkoht, kehtivad seal endiselt ranged kaitsemeetmed. Iga päev on inimeste arv piiratud ning jäätmekäitlust rakendatakse rangelt, et säilitada koha puhtus ja looduslik ilu. Kui hommikul tekib udu, näib ümbrus nagu pilvede meri ja kivid näivad taevas hõljuvat.
Nendel hetkedel ei tea sa enam, kas oled ikka veel maal või oled juba mõnel teisel planeedil, mille loodus on loonud. Pamukkale, Türgi. Türgi riigis on vaade, mis näeb välja, nagu oleks see lumest tehtud. Pamukkale tähendab türgi keeles puuvillaloss. Seda võib näha riigi edelaosas ja see on tuntud oma valgete terrasside poolest, mis laskuvad mööda mäenõlva alla. Need ei ole jää, vaid travertiin, valge kivi, mis on kujunenud tuhandete aastate jooksul kaltsiumkarbonaadist rikkalike kuumaveeallikate toimelt. Kui vesi voolab ja jahtub, jätab see maha paksu kihi. Valge kivi, mis lõpuks muutub justkui kristalltrepiks. Siin pulbitsev vee temperatuur ulatub 95 kuni 212 kraadi Fahrenheiti järgi. Nii et kuigi see näeb välja külm, voolab terrassidel tegelikult kuum vesi. Juba Rooma ajast on Pamukkale tuntud kui tervendav spa. Selle kõrval asub iidne Hierapolise linn, mis ehitati terrasside tippu. Siin asuvad templite jäänused. Ja suur teater, mis tõestab selle koha rikkust ja ajalugu. Oma erakordse ilu tõttu kuulutati see UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuid see oli peaaegu hävinenud. 20. sajandil tol ajal ehitati hotellid otse terrasside peale ja inimestel lubati ujuda igal pool. Selle tõttu kadus valgete kivide sära järk-järgult, kuid kui valitsus otsustas hotellid sulgeda ja reegleid karmistada, hakkas Pamukkale oma endist ilu järk-järgult tagasi saama. Täna võib endiselt paljajalu terrasside vahel kõndida, kuid ainult selleks määratud aladel, et seda kaitsta. Samal ajal, kui külastajad saavad kogeda vee ainulaadset soojust. Kui päike peale paistab, muutub vee sära valgel kivil sinakaks ja hõbedaseks. Kaugelt vaadates näeb see välja nagu valgusega kastetud jäämägi. Aga kui tunned looduslike allikate soojust, siis saad aru, et see ei ole lumi, vaid looduse kunstiteos, mis näeb välja, nagu oleks see pärit mõnelt teiselt planeedilt. Fly Geyser, Ameerika Ühendriigid. Nevada kõrbe keskel on üks kummaline vaatepilt, mis näeb välja, nagu oleks selle loolud mõni olend teiselt planeedilt. Fly Geyser. See ei ole täielikult looduse looming, kuid see pole ka täielikult inimese tehtud. See tekkis 1964 aastal, kui üks geotermilise energiaettevõte puuris sinna kaevu. Nad leidsid kuuma vett, kuid sellest ei piisanud energia tootmiseks. Nad jätsid augu lahti. Ja sellest ajast alates voolab sealt pidevalt vett. Mineraalide rikas kuum vesi. Kui vesi jahtub, ladestub kaltsiumkarbonaat ja teised mineraalid kaevu ümber. Kuni moodustus see omapärane kraater, mis näeb välja nagu tulluka torn. Kõige hämmastavam selle juures on värvid, eredad punased, kollased ja rohelised toonid. Selle on loonud termofiilsed vetikad. Need on taimed, mis kasvavad mineraalide rikas kuumas vees. Kõrbe päikese all särab see geiser nagu elav kunstiteos, voolab ja muutub pidevalt. Kuigi see on väike, umbes 1,5 meetrit kõrge, purskab see pidevalt kuuma vett, mis moodustab ümberringi terrassilaadsed tiigid. Ülevalt vaadates on näha ringikujulisi ja lainelisi värve, justkui abstraktne maal keset kuiva kõrbe. Praegu kuulub Fly Geyser Burning Man Projectile, kes ostis selle 2016 aastal, et seda kaitsta ja hävimist vältida. Avalikkuse ligipääs on piiratud ja ainult mõned giidiga ekskursioonid aastas on lubatud, et kaitsta seda õrna struktuuri. Kui sa seda isiklikult näeksid, mõtleksid, et see ei tohiks selles maailmas olemas olla. Elav skulptuur tulest, veest ja ajast, mis purskas maalt välja täiesti juhuslikult. Deadfly, Namiibia. Namiibi kõrbe Okloof rahvuspargi keskel on vaatepilt, mis näib otse ulmefilmist. Deadfly ehk surnud järv. Kauges minevikus oli see liivane org, mida läbis jõgi. Iga kord, kui sadas tugev vihm, tekkis siia madal järv, kus kasvasid kaamel ja kaatsiad. Kuid kõik muutus, kui jõgi lõpuks liivaga blokeeriti ja vesi kadus aeglaselt. Puud surid, aga need ei lagunenud, sest õhk oli liiga kuiv. Selle asemel jäid nad seisma 6 sajandiks. Kuivad ja tumedad, nagu ajast tardunud varjud. Siinne pinnas on valge savitasandik ja seda ümbritsevad mõned maailma kõrgeimad liivaluited. Need ulatuvad peaaegu 300 meetri kõrguseni.
kui päike peale paistab, muutub liiv erksaks, punaseks ja oranžiks, samal ajal kui maa jääb valgeks mustade puude all. kui sa seda vaatad, tundub see nagu maal. värvid on nii erksad, et neid on raske uskuda. kõrbe vaikuses kuuled sa ainult tuult ja omaenda hingamist. Pole linde, pole putukaid, ainult mineviku jäljed on jäänud. Vaatamata sellele, et kõik tundub surnud, elavad siin siiski mõned olendid. Orüksid, jaanalinnud ja väikesed loomad, kes on õppinud elama ilma veeta. Dead Vlei on tõestus, et isegi kõige karmimates paikades leidub vee eriskummalisi vorme. Tänapäeval on see üks fotograafide kõige populaarsemaid sihtkohti. Värvide ja kujude kontrast loob pildi, mis näib olevat kunstniku, mitte looduse looming. Iga pilguga tunned, nagu kõnniksid teisel planeedil. Vaikne, salapärane ja elutu, kuid erakordselt ilus. Vermilioni kaljuude rahvusmälestis, Ameerika Ühendriigid. Arizona ja Utah piiril asub maaliline vaade, mis näib olevat kunstiteos, mitte looduse looming. Vermilioni kaljude rahvusmälestis. See hõlmab peaaegu 300 000 hektarit punast kivimit, kõrgeid kaljusid ja mägesid, millel on triibulised värvid, justkui oleks need kunstniku käega maalitud. Päikesevalguses muutuvad nende värvid heledast roosast kuni sügava oranžini. Kõige kuulsam osa siin on The Wave, kivimoodustis, mille lainelised kõverad ja jooned näivad olevat pintsliga maalitud. Kui päike paistab, säravad jooned nagu voolav vesi kõrbes. Kuna see on nii populaarne, peab enne sisenemist võitma Daily Permit Lottery, et kaitsta seda õrna moodustist. Lisaks The Wave'ile on seal ka White Packet, mis on tuntud ühe eksituse tõttu Barja kanjonis. See on pikk, kitsaste slot-kanjonite rada, mis meenutab loodusliku katedraali koridore. Vermilion Cliffsi ulatuse ja eraldatud asukoha tõttu pole siin peaaegu üldse kaasaegset infrastruktuuri. Pole asfalteeritud teid, pole levi ja inimesi kohtab siin harva. Kohale jõudmiseks on vaja 4-veolist autot ja häid navigeerimisoskusi. Aga neile, kes siia jõuavad, tundub see nagu teine maailm. Vaikne planeet, mille on tuul ja aeg miljonite aastate jooksul vorminud. Siin saad aru, kui osav on loodus ilu loomisel isegi ilma inimese kunstita. Kuumal päikese all, kui valgus langeb punasele kivile, muutub kogu vaade justkui elavaks lõuendiks. See on tõestus, et selles maailmas on kohti, mis on veelgi sürreaalsemad kui kujutusvõime. Rotorua piirkond Uus-Meremaa. Uus-Meremaa põhisaarel on üks piirkond, kus tundub, et Rotorua keeb alati. See on üks maailma kõige aktiivsemaid geotermaalalasid. Ja juba esmapilgul jätab see mulje, nagu oleksid teisel planeedil. Linna ümbruses näed maapinnast tõusvat suitsu, keevat muda ja erksavärvilisi kuumaveeallikaid, alates sinisest ja rohelisest kuni oranži ja kollaseni. See ainulaadne vaade on tõeliselt muljetavaldav. Selle põhjustab maapinna lähedale kerkinud magma, mis soojendab maa-alust vett ja tekitab sadu geotermaalseid avasid. Üks tuntumaid vaatamisväärsusi siin on Io Tapu Thermal Wonderland. Park, kus veemineraalid loovad peaaegu sürreaalseid värve. Näiteks Champagne Poolis on sügav türkiissinine vesi, mida ümbritseb oranž serv, mis on tekkinud arseeni ja antimooni sulfiidide tõttu. Siin on ka kunstniku palett. Terrass, mis muudab värvi sõltuvalt veevoolust. Lisaks asub siin ka puhutu keiser. Suurim aktiivne keiser lõuna poolkeral, mis purskab kuni 30 meetri kõrgusele, kuid Rotorua pole ainulaadne ainult oma vaadete poolest. See on ka osa maooride kultuurist. Põlisrahvast, kes on siin elanud sajandeid. Nad kasutavad kuuma vett mitte ainult suplemiseks, vaid ka toidu valmistamiseks. Mõnes pargis ja kogukonnas näed siiani, kuidas looduslikke allikaid kasutatakse pliidi ja vannina. Väävli lõhn, keeva muda heli ja maapinnast tõusev suits. Kõik see allab tunde, nagu kõnniksid elava planeedi pinnal. See on paik, kus iga kivi, vesi ja aur näivad hingavat. Salar de Uyuni, Boliivia. Boliivia edelaosas asub maailmas suurim soolatasandik, Salar de Uyuni. Kujuta ette kohta, mis on peaaegu 4000 ruutmiili suur
mille põrand on puhas sool ja silmapiiril pole lõppu näha. Kui sa ringi vaatad, tundub nagu seisaksid hiiglasliku peegli peal. Kuival hooajal näed miljoneid soolast moodustunud kuusnurkseid mustreid, mis on tekkinud loodusliku kristalliseerumise tulemusena. Aga vihmaperioodil katab seda selge vesi, mis muudab selle täiuslikuks peegliks, nii et taevas ja maa näivad ühtena. See on nagu hõljuksid pilvede keskel. Vaatepilt, mis on nii sürreaalne, just kui stseen ulmefilmist. Salar de Uyuni oli kunagi osa iidsetest järvedest, mis aegamööda 10 000 aastaid tagasi kuivasid. Paksu kooriku all peitub liitiumirikas soolvesi, mis on suure osa maailma liitiumivarude allikaks. See on oluline koostisosa tänapäeva tehnoloogia akudes. Laiade madalike keskel on väikesed kivist saared. Kõige populaarsem neist on Incahuasi saar, kus kasvavad hiiglaslikud kaktused, mis ulatuvad üle 9 meetri kõrguseks. Hommikuti paistab päike soolale ja kaktustele ning kogu ümbrus särab nagu kristall. Selle ainulaadse ilu tõttu külastavad seda kohta igal aastal tuhanded turistid ja fotograafid. Seda kasutatakse ka filmide ja reklaamide võttepaigana, kui soovitakse näidata futuristlikku või tullukalikku maastikku. Kuid lisaks välimusele on Salar de Uyuni meeldetuletus sellest, kui ainulaadselt on loodus meie maailma kujundanud. Paik, mis tundub võimatu, kuid tegelikult eksisteerib. Päikese all, kui taevas peegeldub soola põrandal, tunned nagu seisaksid maa ja taeva vahel. Zhangye Dengxia, maastikuvormide geoloogiapark, Hiina. Hiina Gansu provintsis on üks maastik, mis näib olevat joonistatud jumala käega, kasutades kõiki paletivärve. Zhangye Dengxia, maastikuvormide geoloogiapark. Kui sa siia vaatad, lähed sa mägesid ja kaljusid, millel on punased, kollased, sinised, rohelised ja oranžid triibud. See näeb välja nagu tohutu maalitud lõuend, mis ulatub üle horisondi. Kuid selle ilu taga on miljoneid aastaid. Looduslik protsess. Punased liivakivid ja mineraalide lavestused, mis on kogulenud ja kivistunud 20 miljoni aasta jooksul. Aja jooksul on tuul ja vihm olnud selles skulptorid. Järk-järgult vormisid nad mägesid, kaljusid ja orge, kuni tekkisid need kujundid ja jooned, mida me täna näeme. Raudoksiid annab punase värvi, samas kui vask, sulfaat ja teised mineraalid põhjustavad rohelisi ja kollaseid jooni. Pärast vihma muutuvad värvid veelgi erksamaks. Need värvid näivad peaaegu nagu maa sees tuleks valgus. Päikese tõusu ja loojangu ajal muutuvad varjud ja värvid. Seetõttu on iga hetk justkui erinev meistriteos. Selleks, et kaitsta seda paika, ehitasid võimud puidust jalutusteed ja vaateplatvormid, et külastajad saaksid ringi liikuda ilma loodusliku kivi kahjustamata. Ja tänu sellele on see üks fotograafide ja turistide eelistatumaid sihtkohti kogu Hiinas. Kui seisad Xiangyi Dangxia keskel, tundub, et sa ei tea enam, kus lõpeb reaalsus ja algab kujutlusvõime. See on meeldetuletus, et sellise müsteeriumi nägemiseks ei pea sa teisele planeedile vaatama. Mõnikord piisab, kui vaatad lihtsalt maa peale. Kappaduukia, Türgi. Türgis Anatoolia platoo keskmes asub paik, mis näib olevat kujutlusvõime poolt vormitud. Kappaduukia on kivist ja ajaloost koosnev kuningriik, mis näib justkui mitte kuuluvat sellesse maailma. Siit leiad ainulaadsed kivimoodustised, mida nimetatakse haldjakorstnateks. Kõrged kivitorni meenutavad moodustised, millel on ümarad kivid peal, just kui päkapikumütsid. Kuid lisaks välimusele on neil kividel ka tuhandeid aastaid vanad lood. Rohkem kui 60 miljonit aastat tagasi purskasid iidsed vulkaanid nagu Ertšesi mägi ja Hassani mägi, paisates välja paksu tuha ja laava. Tuhk kõveles ja muutus pehmeks kivimiks, mida nimetatakse tuhviks, mida on lihtne uuristada. Iidsed inimesed leidsid siit varjupaiga. Nad kaevasid sõna otseses mõttes oma kodud kivisse. Siit leiab ka maa-aluseid linnu nagu Terinkuju, mis on väga sügav linn, millel on 18 maa-alust korrust. See suudab mahutada kuni 20 000 inimest koos nende loomadega. Seal on köögid, laod, ventilatsioon ja salajased käigud. Tõeline iidse inseneritöö ime. Ülalpool asub Kõreme vabaõhumuuseum, kus saab näha samuti kaljusse raiutud kirikuid ja kloostreid. Nende seinu kaunistavad freskod, mis kujutavad stseene piiblist. Need loodi juba 10. kuni 12. sajandil.
Ngayon kilala ang Cappadocia. see on üks maailma kaunimaid sihtkohti. Igal hommikul lendavad 100 kuumaõhupallid üheaegselt üle orgude. vaade, mis on nagu unenägu. Kui sa kõnnid Love Valley, Rose Valley või Pigeon Valley orgudes, tunned nagu oleksid tagasi teises ajastus või hoopis teisel planeedil. Siin on ajalugu, loodus ja müstika kokku saanud, et luua paik, mis pole lihtsalt eriline, vaid tõeliselt müstiline. muusika, Mount Roraima, Venezuela, Brasiilia ja Guyana. Venezuela, Brasiilia ja Guyana piiril on üks mägi, mis näeb välja nagu hiiglaslik pilvedesse ehitatud laud. Mount Roraima. see on üks maailma kõige hämmastavamaid looduslikke vorme ja seda võrreldakse sageli vaatega mõnelt teiselt planeedilt. Selle tipp ulatub peaaegu 9200 jala kõrgusele, seal on kummaline maailm, külm, udune ja peaaegu terve aasta pilvedesse mähitud. Mount Roraima moodustavad kivimid on ühed maailma vanimad, ulatudes peaaegu 2 miljardi aastani. See oli kunagi osa ulatuslikust liivakivi platool, kuid aja jooksul on tuul ja vihm seda aeglaselt murendanud, kuni alles jäid lamedatipulised mäed, mida nimetatakse tepuideks. Taevasaared. Siin pole ainulaadne mitte ainult vaade, vaid ka elusolendid. Tippudel kasvavad lihasööja taimed nagu kannutaimed ja huulheinad, mis toituvad putukatest, et ellu jääda. Siin leidub samblaid, väikeseid põõsaid ja mõningaid ainulaadseid liike, mida võib leida ainult siin kogu maailmas. Pemoonide ja kaponite põlisrahvaste jaoks on see mägi püha. Nende legendi kohaselt on Mount Roraima hiiglasliku puukänd, mis kunagi sisaldas kõiki maailma vilju ja taimi. Üks jumal langetas puukeha ja sellest said tepuid, lamedad mäed, mis levisid üle kogu piirkonna. Täna kuulub see kaitsealade ja UNESCO maailmapärandi nimistusse tänu oma ainulaadsele ökoloogiale ja kultuurile. Kuid isegi kui sinna ronivad turistid, jääb see endiselt üheks kõige isoleeritumaks paigaks planeedil. Kui jõuad tippu ja vaatad ringi, näed pilvi, mis roomavad mööda kaljuserva ning jugasid, mis justkui langevad taevast. Siin tunned, nagu oleksid astunud maalt välja vaikusesse, salapärasesse maailma, mis on juba ammu pilvede varjus peidus olnud. Valge kõrb, Egiptus. Egiptuse lääneosas umbes 45 kilomeetrit Farafra linnast asub maastik, mis näib olevat pärit mõnelt teiselt planeedilt. Valge kõrb ehk Sahara El Baida. Kui sa seda esimest korda näed, tundub nagu oleksid sattunud lumest tehtud kõrbe. Aga see ei ole jää, vaid kriidi ja lubjakivi vormid, mis tekkisid umbes 80 miljonit aastat tagasi, kui see piirkond oli veel osa iidsest merest. Aja jooksul, kui vesi taandus, jäi maha paksud kihid kaltsiumkarbonaati, mida tuul ja liiv aegamisi vormisid. Siinne tuul on tõeline skulptor. Oma pideva puhumisega on ta aeglaselt kivimeid lihvinud, kuni on tekkinud need ainulaadsed vormid. Mõned neist meenutavad seeni, loomi või kummalisi olendeid. On isegi üks moodustis, mida kutsutakse kana ja seen selle erilise kuju tõttu. Päeval muutub ümbrus päikesevalguse tõttu erksalt valgeks ja hõbedaseks. Aga öösel, kui kuuvalgus peale paistab, särab kogu kõrb nagu kristallimeri. See on vaatepilt, mida on peaaegu võimatu uskuda. Vaikne, avar ja unenäoline. Valge kõrb kuulub Valge kõrbe rahvuspargi koosseisu, mis on kaitseala loodud 2002. aastal selle ainulaadsete kivimivormide säilitamiseks. Siit leiab ka iidsete inimeste jälgi, tööriistu ja paiku, mida kasutasid nomaadihõimud. Palju aastaid on möödunud. Farafra oaasis on ka väike kogukond, kus elanikud kasvatavad oliive, tatleid ja muid põllukultuure. Nad kasutavad vett maa-alustest põhjaveekihtidest. Keset kuiva ümbrust on nad elav tõestus, et inimene suudab ellu jääda isegi täielikus tühjuses. Nüüd on see populaarne kõrbesafari sihtkoht. Turistid veedavad siin sageli öid tähtede all, magavad valgete kivide vahel. Nagu ajavahid. Ja kui soovid kogeda justkui teisele planeedile reisimist ilma maalt lahkumata, piisab, kui lähed valgesse kõrbesse, kus vaikus ja ilu näivad olevat ajas peatunud.